Tallinna Openi peakohtunik Tanel Renter, kuidas võtad kokku maadlusvõistluse avapäeva Kreeka-Rooma maadluses, kuidas läks eestlastel? Pikk ja väsitav päev on nüüd tänaseks läbi saanud, oli siis meil tules kuskil 1200 maadlet, väga täpne arv alles veel selgub, sekretärid teevad oma tööd. Mis ma oskan öelda, vaata nagu ma hääleski kuuled, siis päev on olnud ilgelt pikk, kui ma kella vaatan, siis hommikul kell 10 alustasin, praegu on kell õhtul 10:30, nii et korralik tööpäev 12,5 tundi, nii et võib öelda, et päev oli raske, mis ma kohtunike poole pealt oskan öelda. Kõik, kes vilistasid täna, kes need noored või vanad või välismaalased, kõik said oma tööga piisavalt hästi hakkama, vähe oli proteste, suuri probleeme, mida oli vaja lahendada, pigem ikka vaata emotsioonide pealt on ka rahvused erinevad, et ega kellelegi kaotada ei meeldi ja eks sealt pealt ikka lekivad sellised väiksed lahkhelid. Sinu käes on ka nüüd värsked protokollid tulemustega, et heidame pilgu peale ja vaatame, et mitu medalit siis meie poisid ära tõid. No täpselt, et just need on alles sellised nõndanimetatud ahjusoojad, et kui me alustame nüüd kõige vanematest juunioritest, siis siin ma näen, et just vahetult sel nädalal ka U23 EM-il võistelnud Kevin Baumann kehakaalus kuni 96 kilogrammi on saanud kindla võidu oma kaalus, nii et temale esikoht. Lähme edasi kadettide vanuseklass, siis siin on Oleg Tšaban on teine meil, kehakaalus 46, võitjad 63-s Jegor Jakovlev Tapalt, 69-s Randel Uibo, spordiklubi Leo Audentes, 76 on kaksikvõit tulnud Eestisse, Uku Leitam võitja, Andreas Välis teine. Raskemad mehed on medali lähedal olnud, aga täna veel medalit ei ole saanud. Et siis jälle järgmine vanus, kes siis oli 2001-2002 sündinud, siin ma näen, et Markus Julius Holmberg on tulnud hõbedale, kehakaalus 59, Raul Leitam 73 teine, 85 on võitnud Ott Eliste Tartu Ülikoolist, nii et tähendab, ta on teinud täna väga tubli päeva, et ma kõike matse pole näinud, aga kui mehe nime ees seisab number 1, siis tähendab, kõik on hästi. Järgmine vanus on meil 2003-2004, siin on kehakaalus 38, Eke Leitam teine olnud. Raskekaalus on kaksikvõit tulnud Eestisse, Erik Pank Leolova spordiklubist on võitja, Ats Pajula Tapalt on teine. Siis eelviimane kaal, noortekaal 2005-2006 sündinud, Juhan Kristi Juhan Aabergist on võitnud kehakaalu 32 ja raskekaalus selles vanuses Raul Reesar Juhanist on olnud teine koht. Ja nüüd, kui me need kõige pisemad, siis 2007 ja nooremad, kes juba ammu peaks magama minu mõistuse järgi, siis kui siin kiire pilk peale, siis kõige kergemad 20 kilo korrus 3 võitleja Adrian Gordejev on võitnud, 26 Virgo Raja teine, Robbie Kristi on samas kaalus 3. 32 on Karli-Sander All Englasest olnud teine, 35 Tanner Tilk Pärnust teine, 40 Andreas Välja teine ja raskekaalus on kaksikvõit läinud Abergi maadlejatele Rasmus Paibale ja Joosep Koldile. Nii et selline tundub, et siin mida väiksemaks läks, seda paremini eestel minema hakkas tulemuste järgi. Millist maadlust sa ise täna siin nägid, et kes pakkusid sellise maadluse mõistes võib-olla mõne elamuse? Kindlasti peab ära nimetama Uku Leitami ja Randel Uibo maadluse, Jegor Jakovlev, et nendel on juba selline päris tihe ja niisugune täiskasvanulik maadlus, mis on väga nauditav vaadata. Aga mida jälle väiksemaks, siis seda rohkem olid neid võtteid ja seda heidete tulevärki ja virvarri, et igati korda läinud päev, ma arvan. Aga riikidest võib-olla ka? Riikidest, mis silma jäid kindlasti Kasahstani võistkond, rootslased, venelased, Gruusial oli paar head kuti ja meie omad soomlased olid hästi edasi läinud teatud kehakaaludes, nii et selline jagunes kenasti ära minu meelest. Paljud on välja tulnud just Kasahstani, et mis siis nendes nii erilist on? Raske öelda, ma ei tea, mida nad seal kodus teevad või söövad, aga
maadlus on selline aktiivne ja palju minnakse seisudesse ja tehakse võtteid ja et kuidas neil see treeningud üles ehitatud seal kasvõi on spordikoolid või kui palju nad treenivad, vaat selle ma jään vastuse võlgu. Kas sa võtad nagu skaala või need erinevad nagu sellised tehnikad on kuidagi teistmoodi ka kui võib-olla meie maadlejatel või siinpool otsas? Ma just ei ütleks, et mingeid erilisi võtteid teistmoodi tehakse välismaal, võib-olla ongi, et neil on et see võtete sooritamise kiirus ja just see, et kuidas sinna võtetesse minnakse, et mis selleks tehakse, see eeltöö, et seda võtet teha, et võib-olla see on nagu vähe täpsem ja ongi, et see võttesooritus ise on vähe kiirem, aga ega jah, nad mingisuguseid erilisi ilmaasju ei tee meile. Mida ootad vabamaadluse päevalt? Noh, kõigepealt, kuna päev on täna pikk olnud, siis ma kindlasti loodan, et see päev on kiirem, absoluutselt, et need väiksed põnnid meil, et ei pea minema pühapäeva õhtul kell 10:30 veel laudasustama. See on nagu esimene asi, et kui sekretäriaaditöö kõik laabub, siis on samamoodi vabamaadlus on selline natuke kiirem maadlus, et saab ju vaata ka altpoolt vööda võtteid teha ja haardeid võtta, nii et ka matšid ise ma usun, et on natuke kiiremad. Suur tänu!